Tead, see tunne, kui oled midagi väga-väga tahtnud, selle kätte saanud ja siis mõtled, et kas see ongi kõik? Nagu midagi oleks ikka puudu. Just sellest kummalisest paradoksist me täna räägimegi. Miks meie suurimad võidud võivad meid tegelikult tühjemaks jätta kui enne? Uurime seda ideed, et elu ongi üks lakkamatu ringmäng naudingu ja kannatuse vahel, kus ühe tagaajamine lükkab meid otse teise sülle. Jah. Just see hetk. Saavutad eesmärgi, saad selle unistuste töö, võidad kellegi südame ja pärast seda esimest suurt rõõmusööstu hiilib ligi tühjus. Miks see nii on? Miks ei too selle ühe suure soovi täitumine meile püsivat õnne? See ongi see põhiküsimus, millele me täna vastust otsime. Okei, et sellest kõigest aru saada, peame eluringi mõistet natuke teise nurga alt vaatama. Me ei räägi siin surmast ja taassünnist, vaid millestki palju isiklikumast, sellest psühholoogilisest rattast, millel me iga päev tiirleme. Mõtle sellest kui pidevast pendeldamisest valu ja naudingu vahel. Ja see allikas, mida me siin uurime, defineeribki selle iidse mõiste sansara täpselt nii. Mitte kui mingi müstiline taassünd, vaid kui meie endi meele lõputud tsükkel. See on kannatuste, mida me püüame vältida, ja nautingute, mida me ihaldame, lakkamatu kordumine. Ja see kõik toimuks siin ja praegu. Iga päev. Aga enne kui me jõuame naudinguni, alustame kannatusest. Sest just kannatusel on üks päris huvitav omadus. See loob täieliku fookuse. Kui sul on näiteks kohutav peavalu, siis kogu su maailm ongi see peavalu. Su ainus eesmärk on sellest lahti saada ja see hetk, kui valu lõpuks kaob, see on puhas nauding. Just kannatuse ületamine teebki naudinguni magusaks. Mida suurem oli probleem, seda võimsam on kärgendus. Ja see ongi selle tsükli esimene pool. Okei, kannatusest vabanemine on nauding. Selge. Aga siit läheb asi keeruliseks ja ausalt öeldes ka tõeliselt huvitavaks. Kuidas saab see sama nauding, mida me nii väga tahtsime, muutuda omakolda uueks kannatuseks? Tsitaat siin võtab selle tegelikult ideaalselt kokku. Nauding on libe nagu seep. Just siis, kui arvad, et see on sul kindlalt peos, hakkab see ära libisema. Ja see kadumine loob uue tühimiku, uue soovi. Ja just siin algabki ratta teine, allapoole viiv tiir. Vaatame, kuidas see päriselus välja näeb. Võtame esimese loo, abielu. Sa leiad selle inimese, kellest oled unistanud, see on uskumatu nauding, pulmad, mesinädalad, iga päev koos ärkata. Aga siis möödub aasta, siis teine. See erakordse tunne muutub normaalseks. See on ikka hea, aga see pole enam see joovastav tunne. Ja siis märkamatult hakkab meel otsima uut sädet. Mõte, aga mis siis kui, hakkab vaikselt kummitama. Ja järsku ongi see, mis oli kunagi suurim nauding, turvaline ja armastav suhe, muutunud uue kannatuse seemneks, igatsuseks millegi uue ja teistsuguse järele. Või teine lugu, raha. Kujuta ette, et su eesmärk on teenida piisavalt, et arved maksta ja mitte muretseda. Ja sa saavutadki selle, milline kergus, milline nauding, lõpuks ometi turvatunne. Aga siis näed sa naabri uut autot või sõprade pilte puhkusereisilt ja see sinu piisavalt ei tundu enam üldse piisav. Algab jaht rohkemale, rohkem palka, suurem maja, parem auto. Turvatunne magus nauding on asendunud närriva ärevusega, lõputu võidujooksuga, kus finišijoon pidevalt edasi liigub. Ja kolmas lugu. Tunnustus. Oled oma ala ekspert, kõik austavad sind. See on võimas tunne. Aga peagi harjud sellega ära, see muutub ootuspäraseks ja siis tekib uus nälg. Miks mind ei tunta ka teistes ringkondades? Miks see teine seltskond mind ei imetle? Ja algabki uus rügamine, uus võitlus, et vallutada uusi tippe. Nauding oma saavutusest on muutunud kannatuseks, mida toidab rahuldamatu vajadus olla imetletud kõikjal ja kõigi poolt. Nendes lugudes abielust, rahast ja austusest kordub täpselt sama muster. Mis on see nähtamatu jõud, mis keerab meie parimad hetked meie vastu? Mis on see mootor, mis seda kannatuste rattast ringi ajab? On aeg paljastada see tõeline põhjus. See on üks ainus, aga uskumatult võimas jõud. Just nii. Ahnus, see kontrollimatu iha enama järele. See äär, mis sosistab, et see pole veel piisav. See ongi see, mis võtab hetkelise rõõmu ja mürgitab selle igavese rahulolevatusega. Aga ahnus ei tegutse üksi. Tal on kaks võimast liitlast, mis hoiavad meid selle rattal kinni. Esimene on teadmatus, me lihtsalt ei saa aru, et see mäng nii käib. Ja teine on enesereflektsiooni puudumine. Me ei peatu kunagi, et endalt küsida, miks ma seda tegelikult tahan? Ja nii me jookseme pimesi ringi rattast. Kas see tähendab siis, et me oleme määratud igavesti sellel rattal jooksma? Õnneks mitte, on olemas väljapääs.
esimene võti on vabanemine. See kõlab küll suurelt, aga tegelikult tähendab see midagi väga lihtsat, teadlikkust. See on oskus märgata just sel hetkel, kui nauding hakkab vaikselt muutuma ahnuseks. See on nagu sisemine stopp-märk, mis ütleb, oota, ma tunnen seda mustri ära. ja see viib meid teise võtmeni, nirvaanani, mida võiks siin mõista kui tasakaalu. See ei tähenda, et sa ei tunne enam naudingut või kannatust, vastupidi, sa tunned mõlemat, aga sa ei klammerdu kummagi külge. Sa lihtsalt jälgid nende tulekut ja minekut, seistes ise kindlalt keskel. ja see muudab täielikult meie arusaama heast elust. Äkki eesmärk ei olegi pidev õnn? Allika autor pakub siin välja ühe üsna radikaalse, aga samas väga elutarga vaatenurga. See on päris kainestav, eks ole. See seab kahtluse alla meie kultuuri kinniside jahtida lakkamatult seda suurt õnne. Aga mis siis, kui suurem osa elost on nii paratamatult raske ja see on täiesti okei? See joonis siin näitab seda eriti selgelt. Suurem osa on võitlus, väike osa on puhas rõõm, aga nende vahel on see ülioluline 20%, rahu. Meie kultuur käsib meil taga ajada seda imapisikest 10%. Aga mis siis, kui tõeline võti peitub hoopis mujal, selles 20% suuruses rahulikus tsoonis? Ja see ongi selle selgituse kõige olulisem mõte. Äkki polegi eesmärk seda 10% naudingut iga hinna eest maksimeerida. Me ju teame ju ka, et see muutub niikuinii kannatuseks. Äkki tõeline eesmärk on kasvatada seda 20%, laiendada seda rahu, tasakaalu ja aktsepteerimise ala oma elus. Sest just see on see, mis jääb, kui nauding on haihtunud ja kannatus pole veel saabunud. Niisiis, tänane lõpuküsimus sulle ongi lihtne. Mida valid sina oma elus kasvatada? Seda põgusat 10% või seda püsivat 20%?